tere! Täna räägime millestki väga-väga lahedast. Me uurime koos, mis on tervislik eluviis. See on nagu salajane nipp, kuidas olla alati tugev, rõõmus ja täis energiat. Lähme koos avastama! Nii, siin on meie tänane plaan. Kõigepealt räägime valikutest. Siis vaatame, mis asi on päevakava ja kuidas see sind aitab. Edasi uurime, miks liikumine on nii hea. Siis vaatame ühte väga erilist lille ja lõpuks mõtleme, millise tervisliku sammu saad sina ise täna teha. Oled valmis? Hakkame pihta! Nii, meie esimene peatus. Sinu valikud, sinu eluviis. See tähendab seda, et iga väike asi, mida sa päeva jooksul teed, on tegelikult väga oluline. Vaata seda pilti. Kumma sa valiksid? Kas krõmpsuva õuna või magusa kommi? Mõtle korraks. Sinu päev ongi täpselt selliseid valikuid täis. Mida sa hommikul sööd? Kas sa lähed õue mängima või istud toas? Iga selline väike otsus loob. Ja kõik need valikud kokku ongi sinu eluviis. See on lihtsalt sõna, mis tähendab seda, kuidas sa iga päev elad. Need on sinu harjumused. Ja need harjumused teevadki sinu tuju heaks või halvaks. Eluviis võib olla tervislik. See on kehale hea. See teeb sind tugevaks ja rõõmsaks. Või võib see olla ebatervislik. See ei ole su kehale hea, see teeb sind väsinuks ja kurvaks. Muidugi me kõik tahame olla tugevad ja rõõmsad, eks ole? Nüüd lähme edasi järgimise teema juurde. Räägime päevakavast. See on üks väga hea abimees, mis aitab sul olla terve ja tugev. Mis asi see päevakava siis on? See on nagu sinu päevaplaan või kaart. See aitab su kehal harjuda kindla rütmiga. Keha teab, millal on aeg ärkata, millal süüa, millal õppida, millal mängida ja, mis kõige tähtsam, millal puhata. See teeb kõik palju lihtsamaks. Vaatame siin näiteks Kertu päevaplaani. Näed? Hommikul ta ärkab ja sööb. Siis on kooliaeg. Pärast kooli ta puhkab ja teeb kodutöid. Ja õhtul on aeg pere ja mängu jaoks, enne kui ta magama läheb. Igal asjal on oma aeg. Ja rääkides puhkamisest, siis uni on eriti oluline. Vaata siit pildilt. Väikesed beebid magavad kõige rohkem. Lapsed, just nagu sina, vajavad 9 tundi und. See on rohkem kui täiskasvanud. Miks? Sest kui sa magad, siis sa kasvad, sinu aju puhkab ja keha kogub uueks päevaks jõudu. Nüüd aga tuleb eriti lõbus osa. Räägime liikumisest. See on nii tähtis ja teeb nii palju head. Kas sulle meeldib joosta, hüppata, rattaga sõita või palli mängida? Super! Igasugune liigutamine teeb sind tugevaks. Ja tead, mis veel? Liigutamine teeb ka tuju heaks. Su kehas tekivad rõõmuhormonid ja sa tunned ennast lihtsalt nii hästi. Aga liikumine teeb veel palju head. Vaata siit. Sinu aju saab puhkust, sinu lihased muutuvad tugevaks, sinu süda muutub ka tugevamaks ja see aitab sul seista sirge seljaga nagu üks vapper rütel. Mõtle niimoodi. Sinu tugevad lihased on nagu kaitsekilp sinu luudele. Nad hoiavad sind ja kaitsevad sind. Päris laeks. Okei, me oleme rääkinud valikutest, päevakavast ja liikumisest. Nüüd paneme kõik selle kokku. Ja selleks on meil üks imeline pilt. Vaatame koos terviselille. Vaata seda kaunist lille. Lille keskel ongi tervislik eluviis. Ja iga värviline kroonleht on üks oluline osa sellest. Et lill oleks ilus ja terve, peavad kõik kroonlehed olemas olema. Just nagu sinagi vajad kõiki neid osasid, et olla terve ja rõõmus. Vaatame näiteks seda punast kroonlehte. See on tervislik toitumine. See tähendab, et sa sööd palju värvilisi puu- ja köögivilju. See on nagu parim kütus sinu kehale, et jaksaksid joosta ja mängida. Ja nüüd vaatame seda helesinist kroonlehte. See on puhtuse pidamine, see tuletab meile meelde, et käsi tuleb pesta ja hambaid harjata. Nii ei pääse pahad pisikud meile ligi. Kuula nüüd, mida räägib 11-aastane Jelena. Ta sööb puu- ja köögivilju, see on ju punane krooneleht, ja ta peseb hambaid, see on sinine krooneleht. Jelena on väga tubli. Ta hoolitseb oma tervise lille eest väga hästi. Me oleme nüüd nii palju uut ja põrevat õppinud, aga nüüd on kõige tähtsam osa. Räägime sinust. Mida saad sina teha? Kordame korraks üle. Me õppisime, et sinu eluviis koosneb sinu valikutest. Me õppisime, et päevakava annab hea rütmi. Me saime teada, et liikumine teeb tugevaks. Ja me nägime, et terve elu on nagu lill, millel on palju olulisi osasid. Kõige tähtsam on meeles pidada, et iga väike hea valik aitab sind. Ja nüüd on mul sulle üks küsimus. Mõtle.
Mis on üks väike tervislik asi, mille sina täna ära teed? See peab olema midagi suurt. Äkki sa sööd õuna või jood klaasi vett või lähed õue jooksma? Iga väike samm on väga oluline. Sina oledki oma tervise superkangelane. Aitäh, et koos minuga õppisid. Tubli töö!